Aga lähme siis edasi, kiirelt räägime pensionisüsteemist natukene, et meil on Eestis 3 sammast, mis on nii-öelda see meie tüüpiline selline pensionisüsteem. Lisaks on veel sellised eripensionid, aga need enamus kaotavad siin nii-öelda kehtivuse ära, et need ei puuduta enamus meist. On esimene sammas. Eks see on see, millest räägitakse kogu aeg, kui pension on väike või et peaks pensioni tõstma, siis see on see pension. Siis on see teine sammas, mis oli kuni hiljuti kohustuslik kogumispension. Ma ei tea, kas selle nimi nüüd on lihtsalt kogumispension, sest enam ta kohustuslik justkui ei ole. Ja on kolmas sammas, millest me rääkisime, ehk see on selline vabatahtlik täiendav pension, kuhu sa saad siis oma raha koguda. Ja nagu ma enne mainisin, esimene ja teine sammas kokku on plaanitud pensioni jaoks andma sellise umbes 30-40% sinu pensionieelsest sissetulekust ja selline tüüpiline seisukoht on see, et normaalseks pensioniks võiks see olla umbes 70%. Ehk juba eeldus meie pensionisüsteemis on see, et umbes pool või enam sinu pensionist võiksid sina ise koguda väljaspool meie seda esimest ja teist sammast. Ja sellega siis aitab see, kui sa paned kolmanda samba täis, aga veel parem on see, kui sa veel lisaks ka teed. Aga jah, kui sa kolmandat sammast ega mitte mingeid muid investeeringuid ei tee, siis põhimõtteliselt eeldus on, et sinu pension saab olema umbes pool sellest, mida peetakse normaalseks. Seega natukene lähemalt vaadata, kus see raha sinna tuleb, mida sulle siit maksma hakatakse. Võib-olla kunagi kauges tulevikus pensioniiga lükkub kogu aeg edasi, nii et me ei tea, millal see juhtub üldse. Aga esiteks, esimene sammas, raha tuleb sinna sellest, et iga inimese palga pealt makstakse sotsiaalmaksu ja 20% sellest siis palgast põhimõtteliselt läheb sinna esimesse sambasse. Ja kui sa liitud teise sambaga, siis läheb 16% sinu palga pealt ja 4% läheb siis teise sambaga, sinu teise samba fondi. Ja see raha siis läheb tänastele pensionäridele ehk reaalselt seal mitte mingit raha ei ole. Et see raha, see kuu makstakse see sotsiaalmaks ära ja see kuu makstakse see raha pensioniteks ära. Et riigil mingit sellist pangakontot ei ole, kus mingi suur hunnik raha istuks selles esimese samba jaoks, vaid see raha, mis sinna laekub, see makstakse kohe täna välja. Ja alates 2009. aastast on sealt välja makstud rohkem, kui sinna maksudena laekunud on. Ja prognoose vaadates on siis selline prognoos, et töötajaid iga pensionäri kohta jääb vähemaks, ehk siis ma ei mäleta, mis aastaks see oli, kas äkki 2040 või 2050. Ühel hetkel on selline olukord, kus iga pensionäri kohta on 2 töötajat, ehk siis põhimõtteliselt kahe tööinimese palgast laekuvatest maksudest peaks katma ära 2 pensionäri pensioni. Ehk ühe pensionäri pensioni tähendab. Et 2 inimest peavad siis, üks inimene peab siis pool pensionäri pensionist maksma ära. Et selline prognoos on, mis ma ei tea, kui realistlik see tundub, et sinu palgast läheb pool inimese pensionit. Mulle tundub natukene ebarealistlik. Teine sammas on siis raha tuleb sellest, et 4% läheb sotsiaalmaksust sinna ja 2% läheb siis sinu palgast ehk võetakse lisaks. Ja raha on reaalselt investeeringutes ehk sina paned raha sinna teise sambasse ja see fond siis investeerib selle raha aktsiatesse või võlakirjadesse või kuhu iganes, kuidas sa valinud oled. Indeksfondi puhul siis läheb aktsiatesse see raha. Ja see on ka pärandatav. Ehk kui sa lähed pensionile, siis sa saad hakata oma investeeringuid maha müüma ja saad sealt raha välja võtta. Või kui sinuga midagi peaks juhtuma, siis saab selle investeeringu kas siis teise samba näol edasi pärandada või rahaks teha ja siis raha pärandada. Et see on reaalselt sinu vara. Kui sa esimese samba pensionini ei jõua, siis sealt ei saa mitte midagi. Et sissemakseid justkui teed, nii-öelda sissemakseid, aga seal ei ole mitte midagi pärandada. Ja kolmas sammas, täpselt samamoodi, ise paned sinna raha sisse, see raha läheb investeeringutesse ja see on ka täpselt samamoodi pärandatav. Selline lihtne süsteem. Ja
nii lihtne see ongi. et